Hiiumaa lennul ja nii vähe rahvast kui selles. Ja see on Airbus 220, no ta on mingi liba Airbus, ta ei ütle Britannia, ma ükskord kuulsin ühelt piloodilt, aga siin on 220, see on tohutu suur lennuk ikkagi ja siin on 4 inimest terve lennuki peale, 4 reisi. Mul on iga reisi peale ikka oma lennusaate ka. Mõtlesin, kapten oli seal ukse pealt vastas, ma ütlesin talle, et ma inglise keeles, et ma tervitan ennast siis oma eralennuki pardal ja ta ütles, jah, naeris, et see oli eralennuk. See on täielik private jet siin praegu. Ma ei tea, kui Taylor Swift sõidab, tal on rohkem rahvast seal oma lennukis, tal on mingid teenijad ja ma ei tea, mingid muud asjameid ju ka kaasas. Nii et tal on raudselt rohkem oma lennukis rahvast kui mul praegu siin, nii et ma olen praegu parem kui Taylor Swift. Ja mul pole kedagi peale enda. Nüüd ma 3 inimest, keda ma ei tunne, aga ma ei tea. Nüüd ma võtsin siia ütta 14, kus on see avarii väljapääs. Siin on rohkem ruumi ka jalgadel. Kuigi mul öelda, ma pean mingisuguse paberile võib-olla mul suustid lahti teha. Ma kujutan ette, kui see päriselt juhtus, ma ei oskaks suustigat lahti teha. See on väga keeruline, ma ei tea, mida ma siin pean vajutama. Aga noh, loodame, et ei juhtu midagi. Ja ma olen koolitus avarii väljapääs. Reisidel peaks olema koolitus, et kui me nagu käime kus koolituse taga, siis me õppime, kuidas need uksi lahti teha. Ma olen kindel, et kuulda, mida ma võin vajutama. Äkki ma peaksin praegu proovima, kuidas suust lahti teha. Äkki mitte. See nali ma midagi proovima. Üli see lennuk läheb hilja. Meil on 4 inimest ja lennuk läheb liiga hilja välja ka. Ma ei saa minna siin ninksatas. Tiib hakkab kuidagi. Me hakkame minema. Kas ta lehvitab ka täna selle tiivaga? Lehvitage ka. Mingit lehvitamist on. See on nüüd küll väga kummaline olukord, et ma olen siin niimoodi sellises tohutu suures lennukis nagu vähema rahvaga kui Taylor Swift. Palju vähema rahvaga. Ja. See on väga loodussõbralik, mida me siin praegu teeme. Tohutult loodussõbralik. Et kui mingi lennufirma ütleb, et on väga loodussõbralikud, siis praegu oleme eriliselt loodussõbralik. Loodussõbralikud kui praegu olla isegi võimalik ei ole. Aga mis kurat selle Leeduga toimub, et ma mõtlesin, et täna õhtuks on meil lennuk täis, selle mõtlesin, et inimesed on esmaspäeval tööl, eks ju, see on loogiline, et pühapa õhtul sõidavad, eks ju, siit Palangast ära. Aga ei, mis on seda, et Palangas ei keegi puhkamast peale minu. Aga ma ei käinud Palangas, ma natuke olin Palangas, et ma olin siin Ida-Preisimaad näha. See oli ka raske elamus ja praegu mul on selline poliitiliselt ebakorrektne arvamus, et mul on hea meel, et Venemaa Narva sõdiks pommitused. Ja sellest, miks mul hea meel on hull või? Ja sellepärast, et vaata, kergem on niimoodi, kui ei ole enam. Et kui on nagu vanad inimesed sees, siis on kergem, kui seda vana ei ole. Sest seda on samal, kui ma seal meemides ringi hüppasin, lugesin mingit lolli Ameerika romaani, kus peakangelane üks naine, kes oli mingisuguse kahtlase gängsteriga abielus ja siis ta vägistast ära ja peksis teda ja kõik. Ja ma tundus, et meemel on nagu see naine, sest ka, aga see naine pärast sai nagu 2 miljonit ja 200 000 dollarit 1977 aasta väärtusest ja ma tundub, et meemel on ka saanud palju raha kuskilt Euroopa Liidust näiteks. Et palju restaureeritud on oma aga kurb ikka. Okei, rohkem ma ei jabur, ma tahaks nagu seda õhkutööst ka filmida.